ja kõva pingutus. Harju on palli mängu pannud, Martin-Henrik Element lükkas selle Kristjan Kriisile, kes tõstis palli kohe pikemaga ettepoole. Harju proovib kohe hakata rünnakut üles võtma, aga see tuleb tagant läbi. Äärevahetus Alamaale, saab kohe Järvet ette võtta ja lõikabki keskele ja lähebki mööda ja siis paneb Reima tee kinni, kuigi läks pall juba tegelikult päris korralikult Alamaal jala pealt ära, siis mingisugust Reima seal päris konkreetselt Alamaale jalga läks ja kuigi Kreida keerutab nii ilusti, et ongi olemas ja FC Flora ei tee siin ka mingit hinnaalandust. 5. minutil 1-0 ja Vladislav Kreida saab selle värava kätte. Pika pausi järel naasis Eesti koondisesse selle aasta märtsikuus ja lööb nüüd karistuslöögist imelise löögiga Flora juhtima ja kiirelt saab nüüd kätte Flora oma eduseisu. Igatahes Vladislav Kreida jaoks selle hooaja esimene Premium-liiga värav. Ega sisuliselt ju kasti Flora veel kordagi ei jõudnudki, aga karistuslöögist õnnestub Kreidal väravarve avada ja Flora 1-0 juhtima viia. Ja näis nüüd, kuidas Harju sellele reageerib. Võib arvata, et mängukäiku see nüüd liia vasakult äärelt ja lähebki pall teele kõrge kaarega Kaspar Lauri peale, aga oli nii kõrge, et läks isegi üle Lauri pea, tuleb löök eemalt ja Rudenko tabab posti, nii et Harjult ka esimene tormihoiatus. Kivila sirutas küll, aga see löök, mis sealt jalast välja tuli, oli selline kahur, et selle vastu ei oleks isegi Kivila saanud. Ei tule siit praegu Florale enamat. Kalmõkov saab nüüd päris pikalt liikuda ja läheb veel ja läheb keemalt löögile, aga tõesti väga-väga vabalt sai praegu purjetada Kalmõkov. Löök läheb küll mööda, aga see, kui palju samme ja kui palju meetreid jõudis Kalmõkov läbida, on kindlasti ei ole hullu midagi, aga üsna konkreetselt Flora kontrolli all pärast seda Kreida väravat. Sööt kasti ja Varjundil on nüüd ruumi ja Varjund toobki teise lainesse, Sappinen lükkab ära 2-0 ja 18. minutil läheb FC Flora 2-0 juhtima. Värava autoriks Rauno Sappinen, 6. värav sel Premium-liiga hooajal. Ja Flora on alustanud seda mängu tõesti väga hästi ja Harju ei ole ennast oodatud moel käima saanud. Igatahes arutati ja Kalmõkovi ideaalne läbisööt Varjundile oli vist see, mis selle rünnaku mitte ei algatanud, aga paigutas palli võrku nii, nagu ta on teinud kordi palju. Vaatame uuesti, Kalmõkovi sööt ja tõesti jääb Kartau ja Rudenko vahele see tühi ruum. Ja selle kasutab Flora hiilgavalt ära ja Sappinen tuleb, astub välja sealt, vist oli Liidu selja tagant, nii et lõpuks temagi uhkes üksinduses saab vormistada selle rünnaku. Tsenderdus värava ette, sealt Valdmets pea vahele, 3-0 ja siin käib midagi täiesti uskumatut. Remo Valdmets paneb 3. ära, kui 20 minutit on mängitud ja natukene peale ja näitavad Flora pingilt ka värav ka kirja ja tõesti, see algus on olnud ikkagi ääretult ühte väravasse, eriti pärast seda, mis juhtus esimestel minutitel, kus tegelikult Harjul olid hoopis võimalused, aga Remo Valdmetsa hooaja 2. värav ja jääb Liit. Kelemendile sööd, aga jälle vale sööt ja saab Flora selle palli kätte, Alamaa teeb ära kahevõitluses või sellises 1-1 olukorras küll vastasele, aga löök on küll tugev, aga mitte niivõrd täpne ja lendab küljevõrku. Naeratavateks suudeks igatahes ikkagi juba riputada ja läheb pall teele, aga see oli nüüd mitte tsenderdus, vaid löögiüritus, mis läks ikkagi üsna kindlalt väravast mööda ja nii terava nurga alt.
määrab üprus karistusöögi hoopis Harjule ehk ju siis hindas, et Zappinen läks seal natukene liialt kalastama, korraliku möirge saatel kukkus, aga nüüd võtab Flora palli tagasi ja kohe Zappinenil võimalus ja nüüd teeb Vainula väga-väga hea tõrje. Vainula teeb väga-väga hea tõrje, aga nüüd nägime taas seda Harju haprust, kuidas seal neid sööte üldse ei suudeta praegu lükata. Vähemalt täpselt mitte ja Vainula leidis küll elemendi, aga kuidagi läks see pall uuesti jala pealt ära ja ei tule mitte midagi praegu Harjul välja. Zappinen natuke kaugemal penaltipunktist seda olukorda mängima, penaltit siit ei tule, nurgalöögiga jätkame. Ja jälle Flora nii, kuidas ise tahab, liigub läbi, Zenjov jätkab, Zappinen saab palli kontrolli alla, Vainula läks palli alt läbi. Kolobovi tõste veel tagumisse posti, jõuab veel värava ette ja Sergei Zenjov lööb ära mänguseisuks 4-0. 45+1 ja 4-0 Florale. No Harju on täiesti hävinud selle esimese poole jooksul, siin ei ole mitte midagi öelda. Ja oleks siis see, et Flora on lihtsalt nii palju paremini mänginud, nad on seda loomulikult teinud ja Floral on, aga ka Harju ise on lubanud sisse ikkagi uskumatuid ebaõnnestumisi selle esimese poole vältel. Vainula läks siin kõigepealt palli alt läbi. Vaatame siit nüüd, Kolobov tõstab palli tagumisse posti, sealt pikendab selle tagumise posti juurde, teise tagumise posti juurde Kollo. Ja Zenjovil ei jää muud üle, kui pall lihtsalt Kajari nina eest ristnurka suunata. Ja selles olukorras oli Zenjov väravale juba nii lähedal, et seal ei olnud isegi Vainulal šanssi mitte tõrjuma jõuda. Aga esimene poolaeg on kohe lõppenud või on kohe lõppemaas. Seis on küll natuke paremaks läinud, vähemalt tunnetuslikult, aga mitte kuigivõrd. Varjund eemalt tuld, aga paneb mööda. Rudenko pall värava ette, aga see ei ole ka kuigi tulemuslik. Kolobov lõikab selle vahelt ja Floral kohe võimalus kontrarünnakusse tulla ja vasakult äärelt Sander Alamaa kogub taas kiirust ja kas Rudenko jõuab talle vastu, Alamaa läheb karistusalasse ja hoiab palli väljakul veel värava ette ja seis on 5-0. 62. minutil lööb Daniel Usta ära Flora 5. värava ja ei ole nüüd kindel, kas ta siin mingeid puuteid ka enne kirja sai, aga igatahes ei jäänud muud üle, kui Alamaa suurepärase soolo järel mängida selliselt, et panna lihtsalt pallile jalg vastu ja suunata see väravasse. Daniel Usta värav on tõsiasi tema jaoks hooaja teine ja Harju harutati taas ikkagi lahti. No, Alamaal, eks see oli selline mõttekoht, et kas lõigata keskele, minna löögile või minna mööda küljejoonega paralleelselt edasi ja otsida sööduga värava eest kedagi. Alamaa valis viimase lahenduse, kuigi karta jõuab veel lõpus juurde. Siis sööt on ikkagi täpne ja Ustalt poolaja esimesel üleminutil Sergei Zenjov 4-0 ja 62. minutil siis senine viimane värav ja 5-0, kui nüüd Zappinen saab minema. Vainula, kas õnnestub tal tee kinni panna, vähemalt korraks õnnestub ja no tõesti Harju taas käristab kaitses, aga vähemalt selle esimese Zappinen liigub nüüd ise ülespoole, kas leiab veel söödu, Zappinen 6, aga suluseis ja see värav ei loe. Aga Ustaga mängis ilusti kokku küll, aga jah, abikohtunik Ron Hersingu lipp oli kohe üleval ja sellest suurt tolku polnud. Ja vaatame siit, Zappinen liikus ise ning jah, Usta ikkagi selgelt oli suluseisus, nii et teravad silmad abikohtunikult, teravad silmad videopildist ja Kalmõkov lõikab ise keskele ja ruumi on tal kõvasti, leiab Zappineni.
ja lülitub ise ka veel kasti kaasa. Vasakul äärel on Kuraksin, lõikab keskele, Sapinen, tõste ja latti, aga ei tule siit ka väravat. Aga mitte piisava täpsusega. Kerge võitluses Kaaresega ja Tanel Üprus lõpetab selle mängu ära. 91 sai täis ja FC Flora lisab teisel poolajal ühe värava veel juurde, 5-0. Ja sisuliselt sai see mäng ikkagi tehtud esimese 21 minutiga. Öelda, et kõik, mis pidi täna välja tulema, tuli välja? No ma ütleks küll, et kõik algas ka sellest esimese poole nagu õnnestumistest, et lõime väravad ära, saime mängu enda kätte ja läks nagu võib-olla minema pidi. No Harju tuli tegelikult päris intensiivselt alguses esimestel minutitel peale, aga siis Kreida karistuslöök ja sealt edasi. Ega te vist, see andis teile ka sellise enesekindluse juurde kohe, et sealt enam tagasi ei vaadanudki? Ja võib öelda küll, et see andis selle enesekindluse. Kui Harju tuli hästi peale, aga ma ütleks, et me olime ka väga hästi valmis selleks mänguks ja see Kreida värav andis kindlasti palju enesekindlust ja sealt tulid ka edasi õnnestumised. No esimene poolaeg oli mängupildi mõttes ikkagi väga ühepoolne. Kas see tuli teile üllatusena, et see teie jaoks lihtsalt tuli? Tuli see üldse lihtsalt või oli see ikkagi selline, nagu oli seal mingisugust sellist raskust ka? Ei me teame, et Harju on niisugune punt, kes tuleb tuhkiga peale ja olime valmis niisuguseks tugevaks mänguks ja nende kontradeks, aga milleks täna saime väga hästi hakkama nendega ja see esimene poolek ka võib-olla otsustas mängu ära, kuigi me teadsime, et neid ei lasta väravat ja peame samamoodi edasi maama. Mis oli see, mis teie jaoks esimesel poolel just eriti hästi õnnestus? Kuidas te suutsite kõik need käigud kinni panna ja just ka rünnakul ise näidata seda teravust? No ma arvan, nagu te ütlesite, et see Kreida kalistüük andis enesekindlust ja duellid, ma arvan, et seal olime tugevad ja saimegi palliga mängu enda kätte ja võib-olla Harju vajus ka ära. Aga kuigi, ma ei tea, võit on võit. Teisel poolajal, kuidas sulle tundus, läks mäng natukene rohkem võitluslikuks, oli see ootuspärane, kuidas teise poolega rahule jääd? Võib-olla teine poolek langis rohkem ära, et ei saanud nii hästi mängida palliga nagu esimesel poolel, et Harju tuli ka võib-olla suuremate jõudega peale ja neil polnud enam midagi kaotada. Aga ma ütleks, et hästi saime teine poolek hakkama, et 0 taga on hästi ja 3 punkti ja see esimene ring ei olnud teie jaoks lihtne, 4 kaotust tuli sekka, aga kas nüüd on selline tunne, et meeskond on saanud üha enam ennast käima? Ma usun küll et need kaotusseeriast tulime välja, nüüd on 3 võitu järjest ja siit ainult edasi. Aitäh, Remo, soovin palju edu! Aitäh! Ja Ante meie juurde. Andres, mis sa selle mängu kokkuvõtteks ütled? Kas saab öelda, et esimese 20 minutiga tegelikult see lootus kustus või kuidas sulle tundub? Ütleme jah, Flora tegi oma töö väga lihtsasti ära, et mille me ise neile andsime, et siin puhtalt peame peeglisse vaatama, et siin mitte midagi muud ei ole. Esimesel poolel oli palju individuaalseid eksimusi. Kas oli ka mingi selline meeskondlik möödapanek, mille sa välja tooksid? Jaa, ma ütleks, et kaitsetöö pressing osas, et kuidas just neid välja suruda. Et nad väga lihtsasti leidsid äärtes ruumid ja kuidagi tundus, et meil olid ülesanded ebaselged, et kahjuks täna nii. Oli midagi sellist täna, mis sulle tundus, et on meeskonna juures teistmoodi, et midagi on lahti võrreldes varasemaga, sest varasematest mängudest me sellist Harjut nii väga ei mäleta? Ma ei saaks öelda, et mängueelselt oleks midagi sellist tunda olnud, et just pigem hakkas see lagunemine mängus sees toimuma tundub. Teisel poolel, kuidas te ennast üldse motiveerisite? Seis oli ikkagi päris nukker pärast esimest? Jah, ütlemegi, et lihtsalt oli mäng enda inglise keeles on pride, et selle peale oli mäng, et kohati olime paremad, me ütleski, et palliga oli ka esimene poolaeg liiga palju üritasime lühikesega, et mitmekülgsus ei puudu, mis on meie trump tegelikult, et liigselt proovisime ühte asja ja sealt neil tekisid palju ohtlikud võimalused, et teine poolaeg olime natukene sirgjoonelisemad ja ma ütleks, et mängupilt oli selles mõttes teine poolaeg võrreldes esimesega selle tõttu ka parem. Tulen korraks selle esimese poole juurde veel. Kas sa tundsid, et need individuaalsed eksimused hakkasid kuidagi kuhjuma või üksteist mõjutama ka just sellepärast, neid tuli mitu tükki ka järjest, just mingisugused söödueksimused, lihtsalt sellised. Tundsid sa, et need kuidagi mõjutasid ka üksteist? Eks see kindlasti mõjutab mängijat mingil määral.
et kui eksid, et siis see natukene tõmbab enesekindlust alla, aga see ongi nagu nii-öelda profide või siis kõige paremate mängijate hea oskus, et isegi kui sa eksid, et järgmine kord nagu ei ole seda ebakindlust enam, et siin on nagu minu jaoks nagu väga hea näide nagu De Bruyne puhul, et ta pani 5 korda ühte ja sama palli ja ei tulnud välja, aga ta paneb ikka edasi nagu, sest ta teab, et üks hetk sealt tuleb värav, et nagu niisugust suhtumist oleks vaja nagu edaspidi. Kuidas nüüd siit edasi liikuda? Kas see mäng tuleb võimalikult kiiresti peast välja saada või on siit midagi tähtsat kaasa võtta? Ma ütleks, et muidugi ma olen väga pettunud tulemusega, aga samas ma olen väga õnnelik, et see nüüd tuli niimoodi, seepärast et ma ütleks, et see on ma tundsin võib-olla natukene seda, et liigset enesekindlust tiimis siseselt, et ma arvan, et see nüüd oli hea niisugune reality check, et tõmbab meid maa peale tagasi, et juba järgmine mäng ongi nagu Levadiaga jälle A Le Coqil, et midagi nagu lihtsalt ei tule, et peame nagu kiiresti analüüsid tegema ja kindlasti palju parema tuhhiga tulema siis Levadia vastu. Olgu, aitäh, Andres, soovin edu!